Allo, super. Nii, lugupeetud tänase simulatsiooni liikmed, linnavolinikud, simulatsiooni linnavolinikud. Alustame 2. oktoobri 2023 linna noortevolikogu istungiga. Asume tänase päevakorra projekti juurde. Projektis on meil 5 päevakorrapunkti. Kas kellegi on ettepanekuid või küsimusi päevakorra osas? Küsimusi pole. Siis lugupeetud linnavolikogu, ma panen hääletusele 2. oktoobri 2023 istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Hääletamiseks on teil 20 sekundit. Hääletada saate pulti kaudu. Niisiis, poolt häältega 51, vastu 0, erapooletu 1. Meie päevakord on vastu võetud ja kinnitatud. Nii, enne fraktsioonide esindajatele sõna andmist annan sõna Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvart. Nii, austatud linnavolikogu liikmed, austatud linnavolikogu esimees, pean tunnistama, et seisan siin regulaarselt, aga tavaliselt linnavolikogu liikmed aplausiga mind vastu ei võta. Aga võiks tekkida uus traditsioon. Küsime järgmine kord linnavolikogu liikmete käest, kas ei võiks järgmine kord teha samamoodi. Tegelikult minu kõne ei ole formaalne. Tahaks rääkida sellest, kuidas mina olen linnavolikoguga seotud. Ja nagu ma ütlesin, käin siin suht regulaarselt, see on minu kohustus. Järgmine kord tulen siia neljapäeval. Päevakorras on Tallinna eelarvestrateegia ja siis kindlasti tuleb palju küsimusi. Et see on selline töö, et linnavolikogu liikmete eelkõige positsioon piinab mind küsimustega ja mina piinan neid enda vastustega. Tavaliselt räägin pikalt ja detailselt. Mul on tegelikult veel üks seos linnavolikoguga. Kunagi ma istusin siin samas linnavolikogu esimehe kohal. Töötasin ka 1,5 aastat linnavolikogu esimehena. Aga on veel olemas veel üks seos, kas keegi teab või mäletab, millal algas noortevolikogu projekt. 12 aastat tagasi ja mul on au seda praegu öelda minu eestvedamisel. Siis ma olin abilinnapea, vastutasin sealhulgas ka noorsootöö eest ja siis me selle projektiga ka alustasime, vähemalt käivitasime seda sellisel viisil, et sellest ajas see on pidev projekt, regulaarne, ehk siis iga aasta toimuvad ka valimised ja mul on hea meel, et see projekt on arenenud nii palju, et noored on siin saalis ja mina isegi ütleks, et see on noortevolikogu, see on ju päris volikogu, kus tulevad ka päris ettepanekud ja võetakse vastu ka päris otsuseid ja ma saan aru, vähemalt üks nendest tuleb ka siia arutamiseks ka teisele volikogu koosseisule, kus on teised volikogu liikmed. Et ma julgustan teid enda ideedega välja tulema ja kõik suured asjad algavad ideedest. Ainuke asi, et siin saalis tuleb ideesi sõnastada, detaliseerida, süstematiseerida, tuleb mõelda, mis on selle idee mõju ja mitte ainult ühes valdkonnas, vaid ka ülelinnaliselt. Ja kui te leiate toetajaid,
kui te leiate rahastamise allikaid, siis seda ideed saab ka ellu viia. Ja ma arvan, et noorte inimeste puhul, aga mitte ainult noorte inimeste puhul, vaid üldse kõige suurem õnn on saavutuste õnn, kui sa näed ja tunned, et sa oled midagi ära teinud, et sinu ideest tuli päris asi välja. Ja ma arvan, et see on see, millega tahaks tegeleda. Edu teile, aitäh! Nii, ma tänan linnapead selle sisuka kõne eest ja siis enne fraktsioonist samuti esindajatele sõna andmist ma annan sõna linnavolikogu esinaisele Maris Sild. Austatud volikogu, austatud linnapea, ka minul on tõesti väga hea meel teie ees seista ja seda sellel põhjusel, et täpselt see 12 aastat tagasi, kui noortevolikogu Tallinnas loodi, oli minul rõõm olla 2 selle esimese koosseisu liige. Ja mõned aastad hiljem, siis just sellel samal aastal, kui ma noortevolikogus lõpetasin, lihtsalt ma sain liiga vanaks, muidu oleks veelgi olnud, aga just sellel samal aastal ma tegelikult jätkasin linnavolikogu liikmena. Nii et ma tahaks loota, et ka teis tekitab see tegelikult juba 3. päev, mis ma saan aru, on olnud väga arutelusid täis, põnev, on olnud tuliseid vaidlusi, kindlasti on ka uusi tuttavaid ja sõpru leitud, selline natukene hea pisik selleks, et tulevikus ka edaspidi siin saalis siis juba linnavolikogu liikmena töötada. Kuna minu enda tee poliitikasse sai ka alguse eelkõige just erinevatest noorteorganisatsioonidest, siis ma tean hästi, et noorena kipub tunduma, et asjad võtavad mõnikord liiga kaua aega. Et tahaks ju, et head muutuseks saaksid tehtud kiiresti ja kohe, aga ma kutsungi teid üles olema kannatlikumad, sest meenutades ise, et kui noorteorganisatsioonid algatasid kunagi valimise langetamise kohalikel valimistel, siis esimesest mõttest teostuseni läks praktiliselt 10 aastat. Aga tehtud see suur asi sai. Nii et ma loodan, et teis on seda tegutsemistahet ja indu, et oma ideedega välja tulla. Me ootame väga, et ka need eelnõud teie pooltsid jõuaksid meile linnavolikogu komisjoni, et me saaksime neid arutada. Ja ma kutsun ka kõiki üles, ja ma tahan tänada tegelikult tänaseid noortevolikogu juhte, kes on teinud suurepärast tööd ja tõesti pannud kokku väga põneva programmiga noortevolikogu simulatsiooni. Ja kui keegi siin saalis ei ole veel otsustanud, kuigi ma kahtlen, ma arvan, et on, et te kõik kandideerite noortevolikogu liikmeks tulevastel valimistel, siis kui veel ei ole, siis ma väga soovitan, sest et see on üks kogemus, mis oli minu elus väga oluline. Nii et aitäh teile ja edukat istungit ja ma loodan, et arutelud tulevad põnevad ja head. Ma tänan austatud linnavolikogu esinaine. Nüüd on iga fraktsiooni ühel esindajal võimalus enne päevakorra juurde asumist esineda kuni 2-minutilise sõnavõtuga. Kas fraktsioonide esindajad soovivad seda õigust kasutada? Ma näen, et Tanel Kiigi koha pealt on üks sõnavõtt või? Nii, mikrofon on juba avatud. Ma kõik hästi. Okei, tänud sõnavõtu eest. Niisiis, nüüd võime alustada päevakorra arutamisega. Päevakorra projektis meil on, nagu mina juba mainisin, 5 punkti. Esimene punkt on ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele tagada tõhusat elanikkonna kaitset Tallinnas, kelle ettekandja on siis Isamaa fraktsiooni esindaja Daniel Pubib. Teise punktina meil on liiklusteooria tundide valikainene lisamine gümnaasiumi õppekavasse, kelle ettekandja on Keskerakonna fraktsiooni esindaja Edgar Peiel. Kolmanda punktina meil on uute ehitusobjektide käigus tekkivate kasvuhoonegaaside neutraliseerimine, kelle ettekandja on Eesti 200 fraktsiooni esindaja Liisa Lillemägi.
4. punktina meil on ülesanne andmine Tallinna linnavalitsusele kohandada Tallinna linna transporti, kelle ettekandja on EKRE fraktsiooni esindaja Erik Hopp. Ja siis 5. punktina meil on ülesanne andmine Tallinna linnavalitsusele projekteerida ja ehitada uued trammiliinid Tallinna linnaruumi, kelle ettekandja on Reformierakonna fraktsiooni esindaja Kristen Klein. Aga enne, kui me asume meie punkti arutama, mina kui linnavolikogu esimehe kasutan võimalust kuulutada välja 5-minutilist pausi, et me saaksime teid jagada õieti vastavalt teie kohtadele. Seega hetkel meie meeskond tegeleb teie jaotamisega kohtadel. Niisiis, pange kindlasti allkirjad, sealt ei annaks seda esimest 3 ritta siin. Need on sotsiaaldemokraadid ja siis seal peavad istuma ainult sotsiaaldemokraadid. Peale sotsiaaldemokraate siis meil istub Keskerakond kuni lõpuni. Terve see rida on samuti Keskerakond kuni lõpuni. Esimesed 3 rida siin on Eesti 200 jaoks, seega siin istuvad ainult Eesti 200. Peale Eesti 200-st meil istub Keskerakond kuni lõpuni. Alustades sellest reast, siis meil on 6 ritta Reformierakonna jaoks ja siis 2 viimast ritta on Keskerakonna jaoks. Ja siis siin istuvad esimesed 3 positsiooni Reformierakonna liikmed. Ja siis Isamaa kuni 4. ritta. Ja siis peale Isamaad on meil EKRE. Meie press istub siis siin, siis neil jooksvalt tekkida küsimusi selle kohta. Ja siis ma tuletan ka meelde, et fraktsiooni koordinaatorid, teie olete sellel sündmusel erapooletud, see tähendab, et Tallinna noortevolikogu liikmed olete sellel sündmusel erapooletud ning ei hääleta. Seega, kui te istute mingi linnavolikogu positsioonil, te ei hääleta ega kuidagi sekku protsessi. Väga palun. Niisiis. Teil on nüüd aega, et allkirjastada seda lehte, mis teile anti. Seal muidu teine dokument, see kohe jõuab.
istun pigem enda kohal, sest seal on nimekiri, ma hakkan siis kutsuma ja nii edasi. See peab olema, sest meil ei, selles osas see on kasutatud vahepausi jaoks, sest muidu me ei saa seda pausi panna, et me peame näitama, et see on näiteks kui see Nii, ma tänan selle vahepausi jaoks, niisiis ma palun kõike võtma istekohti ja siis palun ka vaikust ja siis me saame alustada meie esimese päevakorrapunktiga, mis on ülesanne andmine Tallinna linnavalitsusele tagada tõhusat elanikkonna kaitset Tallinnas. Sõna ettekandjaks saab Isamaa fraktsiooni esindaja Daniel Bubim ja siis Daniel, palun ütle, millisel kohal sina istud ja kelle koht see on? Karl-Sander Kase. Palun tule ettekanne jaoks siis siia. 15 minutit on maksimumaeg. Presentatsioon, kuidas me saame seda pidetist varem saada. Siis praegu ei saa. Saan seda? Pane siia. Kõik, tere hommikust, mitte hommikust praegu, aga minu nimi on Daniel Bubin ja ma on Isamaa esimees sellel simulatsioonil. Ja meie projekt on, nimetus on elanikkonna kaitseks Tallinna linnas. Esiteks, me tahame varjupaikade kättesaadavus teha see parem, et kõik inimesed linnas saavad kriisisituatsioonil mingi kuhugi, kus nad saavad leida abi ja teised asjad, mis teil on vaja. Ka me tahame teha parem, et meie eesmärk on tagada, et inimesed saavad hädaolukordades esmaseid meditsiinilisi abinõusid ja juurdepääsu oluliste eluks vajalikele tarvetele, sealhulgas ja joogiveele, toidule ja valgustusele. Ja veel meie teine eesmärk, et on kaasta kogu linna elanikkonnad sellesse ohtusse tagamise protsessi. See tähendab, et igaüks peab olema teadlik oma rollist ja valmis panustama ühiskonna üldisesse ohtusse. Miks see on vaja? See on vaja, sest kriisiolukorrad võivad ootamatult tekkida ja ohustada. Meie eesmärk sellel plaanil on tagada nende ohtus ja
heaolu igal ajal. Teine punkt on kiire reageerimine. Varjupaigade ja esmabivarustesse kättesaadavus võimaldab inimestel reageerida kiiresti ja tõhusalt hädaolukordadele, mis võivad tekkida ilma hoiustuseta. Veel, projekti peab projekti kolmas eesmärk on mitte ainult reageerida kiiruolukordadele, vaid ka ennetada nende tekkimist ja leevendada nende mõju. Neljas punkt on ühiskondlik ühtsus. Mis? Linna elanike ohutus on ühiskondlik ülesanne. Meie eesmärk on kaasata kogukond ja tugevada solidaarsust ning vastutunnest üksteise ja linna vastu. Kahjuks praegu ma ei saa teie näidata meie statistika, mis me leidsite, aga ma saan teie kirjuldada see. Siis sellel aastal Tallinnassi on palju rohkem kui kohta, kus nad saavad olla kriisiolukordades. Ja on hetkel Tallinnas on 28 varjupaika. Ja kõigil elanikel pole võimalust 5 minutiga lähimasse jõuda. Suudavad palgused käitest. Praegu ainult 100 000 inimestele Praegu ainult 100 000 inimestele varjupaigad saavad anda see võimalus, aga 100 000 inimest, see on ainult 20% Tallinnast populatsioonist. Ja siis see tähendab, et kõik inimesed ei saavad olla varjupaigast, kriisis olukordades. Ja me pakume teha uud kohad, kus inimesed saavad olla kriisides olukordades. Ja veel me tahame restaureerida vaned kohad, kus nad saavad olla kriisides olukordades, jah. Aga samal ajal me tahame teha informatsioonikampaania. Kuidas see? Me tahame informeerida meie elanikke, kuidas nad saavad reageerida sellel situatsioonil. Siis esimene punkt on raadiosaated. Üks tõhus viis informatsiooni edastamiseks on raadiosaated. Need jõuavad kiiresti laima auditooriumini ja pakuvad väärtuslikku teavet kriisiolukordades käitumiseks. Teine punkt on internetiportaalid. Samuti kavatseme kasutada internetiportaale, et jagada olulist teavet. Need on kättesaadav kõigile. Ja kolmas punkt on brošüürid ja trükised.
Lisaks digitaalse informatsioonile loome ka trükid materjale nagu brošüüre. Need on kasulikud, kui inimesed vajavad kiiret juhendimist ja nendel ei ole võimalikud kasutada internetti. Jah. Siis rahalise vahendi kasutamine. Siis sellel mõttes meil on osaks rahast kasutatakse projekti tõhusaks, juhtimiseks ja järelevaks. Okei. Meie eesmärk on tegada rahalised vahendid jaotatakse tõhusalt ja vastutundlikult, et parandada Tallinna elanike ohust kriisiolukordades. Jah, sellega ma lõpetan. Ma tänan. Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi on ja seega me alustame Kairet Remma-Krasmanist, kes istub tema kohal. Nii, tekkis kiire küsimus sellest, et kuna teie eelnõus paragrahv 2 lõige 3 on kirjas see, et te plaanite ehitada uusi varjendeid, siis kust te rahastate selle ja kuna teil on seal ka tarvikud, mis vajavad hooldamist, kuidas te rahastate ka personali, kes neid majandab? No, kuidas oli või ma ei öelnud seda, siis me tahame võtta raha Tallinnast, jah, sest see on väga oluline teema, et jah, või ma vastasin sinule küsimustele? Ei, okei, vabandust. Kas te saate korda palun? Oota, ma tuletan meelde, et igal linnavolininkul on olemas maksimaalselt 2 küsimust ettekandjale. Kairet Remma-Krasman, palun. Ja, et te vastame mu küsimusele, et te ütlesite, et te saate raha Tallinna käest, aga kas teil on mingigi eelarve selle jaoks ja kas see tähendab, et maksud peavad tõusma? Ei, see seda ei tähendab. See ei pea. Palun vabandage, et minu sõnavara ei ole nii suur ja ma ei saa rääkida terve minu mõtte, aga ei, see ei ole nii. Sa küsisid, et kõik ma ei saa kasutada inglise keel, jah? Saa. Sorry, are you talking about the taxes? Yes. I believe Tallinn does not have a big enough budget for that. No, absolutely not, because taxes won't be raised. I can guarantee this 100%. But we will take this money from the other species that other topics in our budget that is going to. Yeah. Nii, ma tänan vastuse eest. Järgmine küsimus on Anastasia Kovalenko-Kõlvart, kes istub selle kohale. Palun sõna. Ja tänan teid, lugupeetud kolleeg. Kas tänapäeval ei ole piisavaid allikaid, mis ohu kohta aru annavad? Miks peab Tallinn ise oma allikaid tegema, kui riiklikud allikad teevad hea tööd? Siis te arvate, et ma saan rääkida, jah, inglise keeles, jah? Okei.
Firstly, you saying that our army will defend our citizens in some cases, yes? You mean that? Or what do you say? If in English speaking that we have already media and something like government media, why Tallinn made own media to speak about some, I don't know, war or maybe shadows and some other things. Te tahate, okei. Kuidas teil on inglise keeles? On enam-vähem or? Nii, ma palun siis esiteks meie linnavolikogu istungi töökeel on eesti keel, et siis ma aitan tõlkimisega, aga palun esitada küsimus eesti keelest. Jah, okei. No, meil on nagu riiklikud allikad, nagu meediad ja nii edasi. Miks Tallinn peab tegema oma meediat näiteks, ma ei tea, et räägida ohtu kohta? Praegu ma sain aru teie küsimus ja see on hea küsimus, sest aga praegu meie riikide meedia I can answer English. No, okay. Because seetõttu okei, no aga mul on vastus sellele küsimustele, aga ma ei saanud seda formuleerida, palun vabandage, et see võtaks palju aega. See töötab nii, et praegu meie riikide meedia ei räägib sellest nii palju, nagu see peab olla, sest see küsimus on väga, väga oluline sellel ajal. Nii, ma tänan. Järgmine küsimus, Sergei Pcholkin. No, kõigepealt aitäh teie kõne eest. Ja selline küsimus on, kas olete mõelnud selle projekti kuupäevadele, kui kaua projekti valmimine aega võtab? Jah, sain aru. Praegu me ei ole täpselt ajad, aga me saame öelda, et esimesed varjupaigad algavad tekkida 25. aastal, jah. Või jah. Tänan küsimuse eest ja vastamise eest. Järgmine küsimus, Miroslav Berezovski. Tervist, et ma tahtsin siis spetsiifilisemalt küsida, kus te plaanite selle raha saada sellise suure projekti jaoks, sest et nagu me kõik teame, siis sükst asja ei saa niisama rahastada ja praegusel seisul ei ole lihtsalt piisavalt raha. Aitäh. Ja ma saan aru teie küsimus, aga te arvate, et see on liiga suur projekt ja ainult Eesti ei saa, ainult Tallinn ei saa seda teha. Nagu ma ütlesin, rahad me võtame Tallinna budžetist. Aga sa küsisid, ma sain aru, jah. Me võtame see raha teisest. Kuidas ma ütlesin, see on vaja veel mõtlema sellest. Tänan. Järgmine küsimus, Igor Gräžin. Kas teil plaanides on toetada oma projektiga ainult Tallinna elanikke või terve riiki? Praegu see küsimus võtab ainult Tallinna, sest praegu me oleme Tallinnas ja Tallinna linnakogus. Kuidas? Jah, linnakogus. Tänan. Järgmine küsimus, Urmas Mardi, palun. Nii, tere. Aitäh kõne eest, et tahaksin küsida täpsustust selle kohta, et te mainisite, et projekt saab alguse 25. aastal. Et tahaksin küsida, et mis nii kaua see alguseni aega võtab? See on väga hea küsimus. See on nii, sest
meil on vaja veel aega, et täpsustada, kust me võtame raha ja kus me tahame ehitada uued varjupaigad. Tänan küsimuse eest. Järgmine küsimus, Kalle Klandorf, palun. Tere, siis mul on ka täpsustav küsimus, et kiire otsing ütleb, et 18 ruutmeetrine pommivarjund maksab alates $75,000. Nii et see tähendab, et kui te tahate teha näiteks siis 20 pommivarjundit, mis mahutaks üle 18 ruutmeetrine, see on väike perekond, mahub sinna sisse. Kui tahate terve Tallinnat sellega katta, et kõik oleks varjundites, siis see vajab väga-väga suuri investeeringuid ja see tähendab, et te peate kusagilt selle raha ära võtma, et saaks sinna investeerida. Küsimuseks on 30 sekundit. Palun konkretiseerige enda küsimust. See on üks veel küsimus raha pärast ja nagu ma ütlesin, ma öelnud, et see on vaja veel mõtleda, kust me võtame seda ja kuhu me siis seda anname. Ma tänan ja järgmine küsimus ja hetkel ka viimane, Arkadi Popov, palun. Okei, kas ma saan vene keeles küsida? Eesti keeles ikkagi. Okei, siis minu küsimus on, mitu keskmiselt varjupaika soovite panna Tallinnas ja kui palju inimesi keskmiselt ühte varjupaika mahub? Me tahame teha varjupaigad, kus saavad... meie esiteks... Meie eesmärk, et teha umbes 50% Tallinnas populatsiooni saavad olla selles varjupaigas ja sest ühel seal varjupaigal peab olla umbes 20,000 inimest. Ei, see on nii suur. Umbes 10 saada, jah. Okei, ma tänan. Ma enam küsimusi ei näe, seega meie ettekandja võib kohale minna tagasi. Nüüd on võimalus esitada eelnõul muudatusettepanekuid, kas kellelgi on sellist soovi? Siis ma lähen. Soovijaid pole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna võtta? Tuletan meelde, et läbirääkimiste voorus saab esineda kuni 5-minutilise kõnega puldist või 2-minutilise sõnavõtuga koha pealt. Ma näen, et sõnavõttuid pole. Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga? Kas eelnõu esindaja soovib esineda lõppsõnaga? Tänan, lõppsõnu ei soovi. Muudatusettepanekuid ei ole. Panen lõpphääletusele otsuse eelnõu ülesanne andmine Tallinna linnavalitsusele tagada tõhusad elanikkonna kaitsed Tallinnas. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Häälte tulemust on järgmised. Poolt 12, vastu 35, erapooletuid 14. Ja siis otsus on tagasi lükatud. Nüüd lähme teise päevakorrapunkti juurde.
See on siis liiklusteooria tundide valikainena lisamine gümnaasiumi õppekavasse. Senna ettekandjaks saab Keskerakonna fraktsiooni esindaja Edgar Peiel. Palun. Tere, lugupeetud volikogu. Meie ettepanek siis Keskerakonnalt on liiklusteooria tundide valikainena lisamine gümnaasiumi õppekavasse. Mis see sisaldaks siis? Meie põhieesmärk ei ole autode arvu tõsta liikluses, vaid suurendada inimeste teadlikkust liiklusest, tagada nende turvalisus ka igapäevaelus, sõites näiteks Bolti ratastega. See kursus sisaldaks ka näiteks ökoloogilise juhtimisstiili, et inimestel oleks teadlikkus, kuidas oma autoga sõites saastaksid nad vähem maailma. See oleks lisakursus gümnaasiumis ehk valikaine. See toetaks ka paljusi kehvemas finantsilises seisukorras olevaid perekonda, kuna liikluskool on väga kallis, üle 1000 euro keskmiselt. Sellega me saaksime, selle vaba ainega me saaksime võtta maha umbes 300–400 eurot, mis teeks lubade kättesaavatuse lastele väga palju kergemaks ja ka perekondadele vähem kurnamaks. Veel suuri plusse on see, et ka õpilase väärtus tööturul tõuseb, kuna tal on laiem valik töökohtadest. Ka näiteks, kui ta tahaks kiirelt kõrvalraha teenida, on tal võimalus näiteks minna Bolti tööle või üleüldse kuhu iganes ta tahab, kus on vaja näiteks autoga sõita igapäevaselt. Ka vene koolidel oleks sellest kasu, sest teooria toimuks eesti keeles, mis aitaks kaasa eesti keele praktilist kasutamist ja vajadusel toetuks ka vene keelele, et oleks üleminek kergem ja sujuvam. Ka sellele, kuna see toimub gümnaasiumites valikainena, oleks gümnaasiumisse minek suurema motivatsiooniga. See süsteem toimuks siis hanke baasil ja siis koolil on eraldi võimalus valida baseeruvalt kooli suurusest, kui suurt autokooli nad endale vajavad, et need tunnid toimuksid. Siin on teile nüüd väike statistika näiteks, miks see oleks tähtis. See statistika on kõik Tallinna piires. Näiteks aastal 2022 oli õnnetuste arvi jalakäijate seas 158, millest vigastatud oli 161 ja hukkunute arv oli 3. Ka kergliiklejatel juhtub väga palju vigastustega lõpetunud sündmuskohti. Näiteks aastal 2022 toimus 340 õnnetust kergliikuritega. See oli aastas 2021 võrreldes 132 õnnetust rohkem. Ja hukkunud kergliikureid oli 1, mis oli võrreldes aasta 2021 ühe võrra suurem. Mis oleks linnavolikogu ülesanne siis selle integreerides gümnaasiumi õppekavasse? Tagada munitsipaalkoolide finantsilist võimalust korraldada liiklusteooria valikainena, tagada liiklusteooria valikaine kättesaadavus kõigile gümnaasiumi õpilastele ning soodustada nende osalemist selles valikaines. Tagada vajalik õppevahendite ja materjalide kättesaadavus liiklusteooria valikaine läbiviimiseks. Ma tänan selle ettekandja eest. Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimus esitab Raivo Põhjakivi, palun. Tere, tekkis siis selline küsimus, et kuna paljudes koolides on selline võimalus juba olemas, siis miks me tuleme välja ideedega, mis mõjutaks väga väheseid Tallinna elanikke ning gümnaasiumi noori? Aitäh! See tegelikult ei ole väga paljudes koolides, vaid see on suht vähestes koolides ja see tegelikult koolile kui sellisel on see väga kurnav, sest toetust riigi poolt sellele või kas või Tallinna linna poolt on väga vähene. Ma tänan. Küsimusi esitas Maris Silt. Palun. Aitäh. Kuidas see teooria kaitseb kergliiklustajad, kes on tapnud
nagu autoga, kes juba on, kellel juba on nagu see teooria juhiluba? Aitäh! Selle põhiline eesmärk oleks see, et kergliikleja oskaks ise arvata näiteks, et ka autol ja ka veoautol on olemas pime nurki, kus tema ei ole nähtav. Sest paljud inimesed arvavad, et kuna näiteks veoautojuht istub kõrgel kabiinis, ta näeb kõike, aga see on ometigi väga vastumoodi. Ja siis nad oskavadki näiteks, kuna meil praegu kas või kesklinnas on hästi palju kohti, kus liiklusrežiim on muudetud, siis paljud inimesed tegelikult ei tea, kuidas peaks liikluseeskirjade järgi seal käituma ja see toob jällegi õnnetuste arvu võib suurendada. Ma tänan. Järgmine küsimus Vilja Toomast. Tervist, nii nagu mina mõistan, siis te proovite öelda seda, et siis see valikkursus pakub siis õpilastel tulevikus karjääri Boltis. Nüüd minu küsimus on teile see, kas meie praegused gümnaasiumi õpilased tõesti peaksid pürgima karjääri järgi Boltis? Või kas nad peaksid pigem nagu millegile muule keskenduma? Esiteks minu jutu point oli see, et neil on see võimalus olemas. Ka näiteks volikogus on see, et sul on võimalus saada tööauto, aga kui sul ei ole lube selle jaoks, siis ei saa sellega sõita, nii et sinu selle loa, et sul saad auto võtta, on täiesti kasutu. Meie eesmärk ongi võimalikult palju võimalust andmine noortele. Samamoodi see autojuhiluba on niivõrd palju erinevates valdkondades kasulik, et sa ei saa võtta seda ainult kui näiteks Bolti töökohas. Tänan küsimuse ees. Järgmine küsimus Viljar Jaamu. Nagu te mainisite, muudab see selline otsus meid ökoloogilisemaks ja rohkem teadlikumaks, aga kuidas täpsemalt muudab see meid kliimaneutraalsemaks, kui me muudame liiklusteooriatunnid vabaaineks või täiesti tasutaks? Kuna autokooli siis teooriaõppes B-kategooriast käib jutt, on sees punkt ökoloogilise sõbraliku sõitmise vastu, siis noored teaksid, kuidas või mis sõiduviisid oleks nende siis saaste alla tõmbamiseks. Näiteks kas või lihtne näide on see, et kuidas siis ummikutes käituda või üleüldse kogu üleüldine sõidustiil ja sõidumaneer. Nii, ma tänan. Ma tuletan meelde, et palun olge ettevaatlikud meie linnavolikogu tehnikaga, et see on väga kallis ja õrn tehnika. Ja ma näen, et keegi soovis sõna võtta, aga praegu ei ole sõnavõttude aeg, seega ma palun seda sõnavõttu ära võtta ning järgmine küsimus Argo Luude. Tervist, et te tõite näitena, et selline tund aitaks näiteks halvemas finantsilises seisus olevaid inimesi ja miks te arvate, et sellises seisus olevad pered suudavad ja tahavad kõigepealt lubada tegemist ja hiljem ka sõiduki vastu, olgugi et väiksema tasu eest üldse rahastada? Asi on lastele võimaluse andmisest. Tegelikult sa kunagi ei tea, millal sellel vaesemast siis olukorrast laps peaks vajama minema siis autoga sõitmine, sest meil kõigil on seda elu sees ja juhtub ka kõigil. Kuna teooriaeksami näiteks siis kehtivusargis on 1 aasta, siis tal on võimalus näiteks, kui ta poole aasta pealt otsustab, et ma tahan ikkagi endale B-kategooria load ära teha, siis ta saab poole aasta pealt seda õpinguid jätkata ja ära teha selle. Asi ei ole selles, et kas ta läheb aja või mitte või kas tema vanemad suudavad täpselt sel hetkel rahastada seda, vaid see on võimaluste andmistes. Ja tegelikult, kui sa mõtled niidi 400-300 eurot seal vahemikus, see säästmine, mis perekond teeb, on väga suur, kui sa vaatad näiteks Eesti keskmist palka. Tänan. Järgmine küsimus Margit Elviste. Me tahtsime teada, et kui gümnaasiumiõpetajatest on niigi suur puudus, siis kus te leiate autokooliõpetajaid? Autokoolides endas on olemas õpetajad, kes teevad klassitunde. Meie mõte on see, et need klassitunnid ei toimuks kusagil väljaspool Tallinna piire, sest seal on odavamad rendipinnad, vaid toimuks koolis endas. Samamoodi jällegi lihtsustades õpilase elu. Tänan. Teine küsimus Vilja Toomast.
tervist, te väitsite enda kõnes, et siis ekstra kursused, mis oleksid tasuta, mõjutaksid positiivselt siis seda protsenti, et kui palju liiklusõnnetusi iga-aastaselt toimub. Nüüd, ma tegin ühe kiire Google'i otsingu ja leidsin, et USA riigi websaidilt sihukese lause, kus väidetakse, et see absoluutselt ei mõjuta seda protsenti, et kui palju siis liiklusõnnetusi iga-aastaselt toimub, aitäh. Ma ütleks selle kohta nii, et jah, USA, aga mis teema on veel USA-ga see, et selle kultuuriline pilt ja kogu nii-öelda õppekava kui ka nende teede ülesehitus on absoluutselt teine, mis on meie pool. Sa ei saa võtta selle. Ma saaksin aru, kui see oleks näide näiteks Läti või Leeduga, kus on kultuuriline pilt ka samasugune ja ka teede ehitus on samasugune. Samamoodi, mis näiteks, kui sa vaatad linnapildis üldiselt näiteks poolitõukerattad või tuuletõukerata kasutajad tegelikult ei tea väga, kuidas oleks õige käitumine linna vaates. Ma tänan. Teine küsimus Viljar Jaamu. Jaa, ma küll küsin nüüd muul teemal, kuigi ta siiski vastanud mu küsimusele kliimaneutraalsusest, kuna see toob endaga kaasa rohkem suuremat autokasutust ja samamoodi ka mürasaastet ja see ei muudaks kuidagi kliimaneutraalsemaks. Aga tahtsin küsida, et kui suur summa selle rahastamiseks Tallinna linna eelarvest läheks? Me konsulteerisime Lasnamäe linnaosa vanemaga ja tema ütles, et see oleks täiesti võimalik ka isegi juba 1. septembril järgmine õppeaasta juba korraldada pilootprojektina ja selle umbes maksumus oleks 500 000 eurot. Ma tänan. Kahjuks ma tuletan meelde, et saab esitada ainult 2 küsimust, seega palun välja võtta Vilja küsimus ja siis Raivo Põhjakivi. Teine küsimus, palun. Tere, küsiksin siis seda, et tõite välja, et USA kultuuripilt on meist nii palju erinev, et peaksime võrdlema seda Läti või Leeduga, kuigi ka nemad on meist vägagi erinevad. Seega, kuidas saate väita, et see asi töötaks siis Eestis paremini kui USAs, kui te ei ole seda kordagi proovinud? Aga me ei saa väita, et see ei töötaks, kui me ei proovi. Ma tänan. Ma näen, et vist meie meedial on olemas küsimus külalise puldist. Kõige viimane, palun anda sõna. Tere, lugupeetud linnavolinik. Olen Grete-Miia Äripäevast ja mul on üks küsimus seoses rahaga. Kust saab riik vajaliku raha õppevahendite ostmiseks? Kas maksud tõusevad tänu sellele? Mis puutub õppevahenditesse, õppevahendid kui sellised on olemas juba autokoolides olemas. Ainukene kulu, mis ongi see, et selle autokooli nii-öelda siis teooriaõppemaksu siis rahastamine. Ka see raha on teoorias linnavolikogul kui ka Riigikogul olemas, kuna see summa ei ole niivõrd suur, kui näiteks võrrelda seda, kui me tõstaksime koolitoidu siis nii-öelda finantseeringu 22 sendi võrra iga lapse kohta, siis selle kulu oli 2 miljonit eurot. Kui sa võrdled 2 miljonit ja 500 000 eurot, siis seda 500 000 eurot on palju kergem leida. Nii, ma näen, et meedial on teine küsimus. Palun, võite küsida. Ma saan aru, et riigil võib olla vajalik raha selle jaoks olemas ja õppevahendid on autokoolides olemas. Aga kui sa teed selle teenuse tasuta, siis esiteks autokoolid ei saa seda raha, mis tuleks teooria õppimisest. Ja teiseks, riik peab õpetajatele maksma raha ja meil on niigi juba rahaliselt kriis. Ma arvan, te ei saanud minu vastust täielikult aru, vaid ongi see, et palgataksegi autokool. Autokool ei kaota. Kui sa mõtled nii, siis autokool võidab, sest õpilasi tuleb juurde. Ja see nagu raha on olemas. Nii, suured tänud. Antud ajalehel oli vaid 2 küsimus. Ma näen, et Maris Sild, teine küsimus, palun. Tere. Kuidas te kindlustate, et auto arv ei tõusu? Me ei saagi seda kindlustada, aga mida me saame propageerida ongi see, et näiteks nad kasutavad juba niigi linnapildis olemas näiteks CityBee autosi, mis ei tõstaks seda autode kogust
vaid olekski see propageeriks just nende autod olemasolevaid juba ressursse kasutamiseks. Ja igaüks ei peaks omama enda autot, mis saastaks veel rohkem. Ma tänan, ma samuti tuletan meelde, et hetkel ei ole sõnavõttude aeg, seega ma palun sõnavõttud ära võtta ning tuletan meelde, et igal linnavolinikul on olemas 2 küsimust, välja arvatud, kui see pole tehniline küsimus. Niisiis, ma näen, et enam küsimusi pole, seega ma lasen ettekandjad tagasi enda kohta. Ja siis ses küsimuses meil kaasettekannet samuti pole. Nüüd on võimalus esitada eelnõu muudatusettepanekuid. Kas kellelgi on sellist soovi? Vilja Toomast, kas teil on soov esitada muudatusettepanek? Ei, mul oli soov sõnavõtuks. Nimelt ma tahtsin vaielda vastu sellele, Sõnavõttude aeg on järgmine. Palun hetkel ainult muudatusettepanek. Viljar Jaamu, kas on teil muudatusettepanek? Ei, ma tahan sõna võtta. Tänud. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib võtta sõna? Tuletan meelde, et läbirääkimiste voorus saab esineda kuni 5-minutilise kõnega puldist või 2-minutilise sõnavõttaga koha pealt. Kas on soovijad sõnavõtuks? Kairet Remman-Krasman, palun. Ja, kas ma saaksin tulla pulti, palun? Jah. Okei, aitäh. Nii. Praegu oli päris palju küsimusi erinevate teemade peal. Esiteks, mul on praegu 4 täpset teemat, mida ma tahaksin kajastada, millest ma tahaksin natuke edasi selgitada. Esiteks, loodus ja see loodusturvalisus ja siis CO2 neutraalsus. Et autokooli teooria sisaldaks esiteks loodussõbralikkuse õpet. See on, millele me tulime koos sotsiaaldemokraatidega ning Eesti 200-ga, et me saaksime teha üldse selle lihtsalt turvalisemaks ja mitte nii saastavaks. Mõte on selles, et ainult teooria on tasuta, praktika ikka maksab. See on selle jaoks, et me ei taha rohkem autosid teele, me tahame lihtsalt teadlikkust, et inimesed oleksid turvalised ja kõik oleks hästi. Mis see oligi? See oli niimoodi, et teooria tänu me leiame selle, et kuna inimesed teavad seda, siis ratastega ja kergliikuritega on turvalisem liigelda. Paljud enam ei tee rattalube, nii et nad ei tea isegi kõige kergemaid liiklusmärke. Meie tahame turvalisust, mitte rohkem autosid juurde. Siis räägiti siin USA-st, et USA on täiesti autostunud riik, kus ei ole isegi jalakäijateid. Kuidas te arvate, et siis selles ohtlikumas kohas tuleb sama statistika kui meil Eestis, kus meil on rattateed, kergliiklusteed ja jalakäijateed, siin saab igal pool kõndida, mitte USA-s. Ja siis lõpuks maksud tõusevad niikuinii 2%, see kõik juba teavad seda ja seda kinnitas meile ka Lasnamäe linnaosa vanem, et see 500 000 eurot me saame selle sealt võtta. Et see on nii palju odavam kui näiteks koolitoidu kvaliteedi parandamine 22 sendi võrra. Selle 22 senti selle sööb lihtsalt inflatsioon ära, seda ei saa teha. Nii et ehk siis lõpetuseks ma tahaksin lihtsalt öelda seda, et meie tahame ainult turvalisust, me ei taha rohkem autosid teele, me ei võta raha ära ettevõtetelt, autokoolidelt, nemad saavad ikkagi raha, me ei ole selle vastu, vaid lihtsalt turvalisus. Aitäh! Ma tänan, ma soovin tuletada meelde, et kui te soovite esitada kõnega kõnepuldis, siis tuleb vajutada kõnenupu. Kui te soovite esitada sõnavõtuga, siis tuleb vajutada nupu sõna. Aga tänan. Ma näen, et järgmised sõnavõtud on Vilja Toomas, palun.
Nii, ma tahtsin sõnavõttu võtta sel teemal, et te väitsite, et Eesti ja Ameerika autokultuurid ei ole üldsegi sarnased. Esiteks, esimene asi, mis tahan väita, on see, et USA on hästi suur ja mitmekesine riik ning paljudel idaranniku linnadel, nagu näiteks Washington, New York või Boston, on ka kiirliiklusteed, mis on umbes sarnases olukorras, mis tänapäeval Tallingi. Loomulikult neid linnasid ka siis piinavad autostumised, aga see, mida ma tahtsin lõpuks jõuda, on see, et kui USAs on auto iseseisvuse suur sümbol, üks põhjuseid, miks see müüb väga hästi ning teine